Miks Saksamaa oli esimeses maailmasõjas nii tõhus? Selles videos saame sellele vastuse, nii et alustame. aastal algas esimene maailmasõda. Ühel poolel olid Saksamaa ja Austria-Ungari. Hiljem liitusid nendega ka Osmanite impeerium ja Bulgaaria. Nende gruppi nimetati keskriikideks. Teisel poolel olid Prantsusmaa, Suurbritannia ja Venemaa. Neid nimetati Antandi riikideks. Antandi riikidel oli suurem ühine rahvaarv ja rohkem ressursse. Seetõttu oli Saksamaal juba algusest peale sõda suur probleem. Saksamaa pidi nimelt võitlema kahel rindel. Läänes olid Prantsusmaa ja Suurbritannia, idas aga Venemaa. See tähendab, et Saksamaa pidi oma armee kahe suure piirkonna vahel jagama. Ja enne sõja algust oli Saksamaal juba plaan selliseks olukorraks. Saksamaa tahtis kõigepealt kiiresti Prantsusmaa alistada, enne kui Venemaa jõuab kogu oma armee jõu välja tuua. Seetõttu saadeti 1914 aastal suur osa Saksa armeest läände, et rünnata Prantsusmaad. Aga Venemaa tegutses kiiremini, kui Saksamaa ootas. Kaks suurt Vene armeed tungisid Ida-Preisimaale, mis oli tol ajal Saksamaa osa ja asus Venemaa lähedal. Ida-Preisimaal oli järel vaid vähe Saksa vägesid, sest enamik nende armeest võitnes Prantsusmaal läänes. Seega, kui Vene armee sisse tungis, sattus Saksamaa suuremasse ohtu. Aga Venemaal oli suur probleem. Kahe Vene armee vaheline side ei olnud korralik. Saksamaa tuvastas ka nende raadiosõnumeid. Selle tõttu said Saksa komandorid teada nende plaanidest ja nad suutsid nendega ükshaavalt silmitsi seista. 1914. Aasta augustis toimus Tannenbergi lahing. Saksa komandorid Paul von Hindenburg ja Erich Ludendorff juhtisid operatsiooni. Saksa väed piirasid ümber suure osa Vene teise armeest. See oli Venemaa jaoks tohutu kaotus. Tuhanded Vene sõdurid said surma ja haavata. Paljud langesid ka Saksamaa kätte vangi. Selle tõttu hävitati peaaegu kogu Vene teine armee. Selle komandör, kindral Aleksandr Samsonov, sooritas pärast kaotust enesetapu. Pärast Tannenbergi lahingut seisis Saksamaa silmitsi veel ühe Vene armeega Ida-Preisimaal. Nad suutsid ka selle alistada ning Vene väed olid sunnitud taanduma. Aga see ei tähenda, et Venemaa oleks sõjas kohe kaotanud. Vene impeerium oli väga suur ja neil oli veel palju sõdureid. Võitlus idarindel jätkus veel mitu aastat. Kui Saksamaa võitles Venemaaga idas, toimus läänes veelgi suurem sõda. Saksamaa esimene plaan Prantsusmaa kiireks alistamiseks ei õnnestunud. 1914. Aasta lõpuks kaevasid mõlemad pooled pikad kaevikud. Kaevik on sügav kraav, mida sõdurid kasutavad kaitseks kuulide ja suurtükitule eest. Siin algas mitu aastat kestnud kaevikusõda läänerindel. Rünnak oli väga raske. Kui sõdurid tulid kaevikust välja, pidid nad ületama avatud maa-ala, samal ajal kui neid tulistati kuulipildujate ja suurtükiväega. Seetõttu olid lahingud, kus hukkus tuhandeid inimesi, kuid territooriumi saadi väga vähe. Samal ajal jätkas Saksamaa võitlust Venemaaga. 1917. aastaks tekkis Venemaal suur poliitiline kriis. Saari valitsus kukutati ja seejärel haarasid bolševikud võimu. Uus Vene valitsus soovis sõjategevuse lõpetamist. 1918. aasta märtsis allkirjastas Venemaa Brest-Litovski rahulepingu ja lahkus lõplikult esimesest maailmasõjast. See oli Saksamaa jaoks suur eelis, sest neil polnud enam vaja saata suurt armeed Venemaa vastu. Nüüd sai Saksamaa viia palju sõdureid idast läänerindele, kuid tekkis uus probleem. 1917. aastal liitusid ka Ameerika Ühendriigid sõjaga Saksamaa vastu. Saksa juhid teadsid, et mida kauem sõda kestab, seda rohkem Ameerika sõdureid ja varustust jõuab Euroopasse. Seetõttu pidid nad enne liitlasvägede liiga tugevaks muutumist korraldama suure rünnaku. Seetõttu alustas Saksamaa 1918. aasta kevadel järjest suuri rünnakuid, mida nimetatakse Saksa kevadofensiiviks. Nad kasutasid valitud sõdureid, et otsida vaenlase kaitses nõrku kohti ja neist kiiresti läbi murda. Alguses olid Saksamaa rünnakud edukad. Nad sundisid liitlasväed taganema ja vallutasid suure territooriumi. Kuid nad ei suutnud siiski vaenlast lõplikult võita. Kui Saksa sõdurid edasi liikusid, muutus neil üha raskemaks toidu, laskemoona ja muude varustuste kättesaamine. Paljud neist olid juba väsinud ja uusi sõdureid nappis.
Selle tõttu nende rünnakud aeglustusid ja lõpuks peatusid. Samal ajal saabusid järjest uued Ameerika väed. Seega, kuigi Saksa sõjavägi näitas paljudes lahingutes jõudu, polnud sellest piisavalt, et võita esimest maailmasõda. Nüüd on see veelgi olulisem küsimus. Miks suutis Saksamaa võidelda üle 4 aasta, kuigi teda ümbritsesid tugevad vaenlased? Mis oli Saksa armees, sõja planeerimises ja majanduses, mis andis neile nii suure jõu? Ja miks hoolimata kõigist neist eelistest Saksamaa lõpuks ikkagi kaotas? Jätkame lugu. Et mõista, miks Saksamaa sattus sellisesse raskesse olukorda, peame tagasi vaatama, kuidas esimene maailmasõda tegelikult algas. Juunis 1914 olid Austria-Ungari ja Serbia poliitilised vastased. Üks nende vaidluste allikas oli Bosnia, piirkond Balkani poolsaarel, kus elas palju serblasi. Serbia soovis, et Bosnia oleks neile lähemal või kuuluks nende koosseisu. Kuid 1908. aastal liitis Austria-Ungari Bosnia lõplikult oma impeeriumiga. Selle tõttu sai Serbia veelgi vihasemaks. Seetõttu tapeti 28. juunil 1914 Sarajevos ertshertsog Franz Ferdinand, kellest oleks pidanud saama Austria-Ungari järgmine valitseja. Teema tapja oli Gavrilo Princip, Bosnia serblaste natsionalist. Selle tõttu süüdistas Austria-Ungari Serbiat ja siit algas kriis, mis viis esimese maailmasõjani. Kuid oli suur probleem. Austria-Ungari liitlane oli Saksamaa. Samal ajal oli Venemaa Serbiale lähedane ja ta ei tahtnud lubada, et Austria-Ungari lihtsalt Serbiat vallutab. Saksamaa lubas toetada Austria-Ungarit, kui peaks puhkema suur sõda. Ja 23. juulil esitas Austria-Ungari Serbiale ultimaatumi. Sellega kaasnes palju rangeid tingimusi. Serbia nõustus enamiku tingimustega, kuid mitte kõigiga. Seetõttu kuulutas Austria-Ungari 28. juulil 1914 Serbiale sõja. Siit hakkas piirkondlik konflikt paisuma ja sellest sai suur Euroopa sõda. Venemaa mobiliseeris väga palju sõdureid, sest ta ei tahtnud lasta Serbial kaotada ning kartis ka Saksamaad ja Austria-Ungarit. Saksamaa nägi Venemaa ettevalmistusi suure ohuna. 1. augustil kuulutas Saksamaa Venemaale sõja. Aga Saksamaa teadis, et Venemaal ja Prantsusmaal on lähedased suhted ja sõjaline liit. Nüüd ähvardas Saksamaad oht võidelda samaaegselt Venemaa vastu idas ja Prantsusmaa vastu läänes. Saksamaal oli selle jaoks plaan. Seda nimetati Schlieffeni plaaniks ja selle idee oli lihtne. Prantsusmaa tuli kiiresti alistada, enne kui Venemaa jõuab oma tohutu armee täielikult valmis seada. Kui Prantsusmaa on alistatud, siis viib Saksamaa enamiku oma armeest itta, et võidelda Venemaa vastu. Aga Prantsusmaad on raske otse rünnata, sest tema piir Saksamaaga on tugevalt kindlustatud. Seetõttu otsustas Saksamaa minna läbi Belgia. Belgia oli neutraalne riik ja ei tahtnud sõtta sattuda. Saksamaa küsis luba oma armee läbipääsuks, kui Belgia keeldus. Seetõttu ründas Saksamaa Belgiat. See oli suur otsus, sest Suurbritannial oli leping Belgia neutraliteedi kaitsmiseks. Kui Saksamaa keeldus Belgiast lahkumast, kuulutas Suurbritannia Saksamaale sõja. Selle asemel, et võidelda ainult Prantsusmaa ja Venemaaga, pidi Saksamaa nüüd silmitsi seisma ka Briti impeeriumiga. Alguses liikus Saksa armee kiiresti edasi. Nad läbisid Belgia ja sisenesid Prantsusmaale. Nad jõudsid Pariisile lähedale ja tundus, et neil on võimalik Prantsusmaa kiiresti võita. Kuid 1914. aasta septembris peatasid Prantsuse ja Briti väed nad Marne esimeses lahingus. Saksa armee oli sunnitud taanduma. Siin kukkus lõplikult läbi plaan Prantsusmaa kiiresti alistada. Nüüd pidi Saksamaa silmitsi seisma pika sõjaga kahes suunas. Läänes ei suutnud Saksamaa kaugele tungida, idas pidi ta jätkuvalt võitlema Venemaaga. 1915. Aastal keskendus Saksamaa rohkem idarindele. Koos Austria-Ungariga alustasid nad suurt rünnakut Venemaa vastu. Vene armee sunniti kaugele taanduma ja Venemaa kaotas palju territooriumi. Kuid sellest ei piisanud, et Venemaa lõplikult sõjast välja lüüa. Seetõttu muutus esimese maailmasõja kestel üha olulisemaks küsimus. Umbpool esimesena sõduritest, toidust, relvadest ja rahast ilma jääb. See oli Saksamaa jaoks suur probleem, sest kõigil tema vastastel kokku oli rohkem ressursse. Oli veel üks tõsine probleem. Suurbritannia kasutas oma väga tugevat mereväge, et blokeerida paljusid laevu, mis suundusid Saksamaale. Seda nimetatakse mereblokaadiks. Selle eesmärk oli takistada Saksamaal saada toitu, tooraineid ja muid olulisi kaupu teistest riikidest.
Mida kauem blokaad kestis, seda rohkem tundsid seda tavalised sakslased. Kuid enne, kui probleem Saksamaal tõeliselt teravaks muutus, üritas Saksamaa esmalt saavutada suurt läbimurret Prantsusmaal. 1916. aasta veebruaris ründas Saksamaa Verdani. Verdun oli Prantsusmaa jaoks väga oluline. Seetõttu teadis Saksamaa, et Prantsuse armee kaitseb seda kindlasti. Saksamaa plaan oli sundida Prantsusmaad sinna palju sõdureid saatma, kuni nende jõud raugeb. Kuid Prantsusmaa ei andnud alla. Verduni lahing kestis mitu kuud ja mõlemal poolel olid väga suured kaotused. Lõpuks ei saavutanud Saksamaa soovitud suurt võitu. Samal ajal kui Verduni lahing toimus, valmistusid Suurbritannia ja Prantsusmaa omaenda suureks rünnakuks. 1916. aasta juulis algas Somme'i lahing. Jällegi oli hukkulute ja haavatute arv väga suur, kuid ka liitlastel ei õnnestunud kaugele tungida. Verduni ja Somme'i lahingutes hukkus või sai haavata väga palju sõdureid, kuid mõlemad pooled suutsid vallutada vaid väga vähe territooriumi. Kui lahingud läänes jätkusid, tekkis Saksamaal idas uus probleem. 1916. aasta augustis liitus Rumeenia sõjaga keskriikide vastu. Rumeenia lootis saada territooriumi Austria-Ungarilt, kuid Saksamaa ja tema liitlased vastasid kiiresti. Vaid mõne kuuga löödi suurem osa Rumeenia armeest ja Bukarest, Rumeenia pealinn, vallutati. See oli Saksamaa jaoks oluline, sest Rumeenias oli naftat ja palju põllumajandustooteid. Aga kuigi Saksamaal oli mõningaid võite, süvenesid probleemid Austria-Ungaris. 1916. aastal alustas Venemaa suurt rünnakut Austria-Ungari vastu, mida nimetatakse Brusilovi pealetungiks. See põhjustas Austria-Ungari armeele tohutut kahju. Selle tulemusena pidi Saksamaa saatma rohkem sõdureid ja varustust, et aidata oma liitlast. See tähendab, et Saksamaa ei saanud mõelda ainult omaenda lahingule. Saksamaa pidi aitama ka Austria-Ungarit, kui neil oli raske. Samal ajal muutus inimeste elu aina raskemaks. Saksamaal Briti blokaadi ja saagi probleemide tõttu jäi toitu vähemaks. 1916 kuni 1917 aasta talvel muutus toidupuudus eriti raskeks. Kartulit jäi väheks, nii et paljud inimesed olid sunnitud kaalikat põhisöögina sööma. Seda perioodi nimetati kaalikatalveks. See ei tähenda, et kõik sõid ainult kaalikat, aga nimi näitab, kui tõsine oli toidupuudus. Paljudel peredel ei olnud piisavalt süüa. Selle tõttu nõrgenes paljude inimeste tervis ja kasvas viha valitsuse ning jätkuva sõja vastu. 1917. aastaks toimusid streigid ja protestid mitmes Saksa linnas. Paljud töölised nõudsid rohkem toitu, paremat palka ja sõja lõpetamist. Saksa juhid teadsid, et sellises olukorras on raske võita. Seetõttu võtsid nad ette väga suure riski. Saksamaa otsustas kasutada laiemalt allveelaevu ehk U-paate laevade vastu, mis suundusid Suurbritanniasse. Eesmärk oli katkestada Suurbritannia varustamine, et sundida neid alla andma. Kuid Saksamaa teadis, et võivad pihta saada ka Ameerika Ühendriikidega seotud laevad. See oli suur oht, sest Ameerika võis selle tõttu sõtta sekkuda. Samas uskusid Saksa sõjaväejuhid, et nad suudavad Suurbritanniat nõrgestada, enne kui Ameerika Ühendriigid jõuavad Euroopasse suure armee saata. See ei juhtunud. 1917. aasta aprillis kuulutasid Ameerika Ühendriigid Saksamaale sõja. Üheks peamiseks põhjuseks oli Saksamaa uuesti kasutusele võetud piiranguteta allveesõda, kus rünnati sõjatsooni suunduvaid laevu sageli ilma hoiatuseta. Oli veel üks põhjus, mis muutis suhted veelgi pingelisemaks. Ameerika Ühendriigid said teada Zimmermanni telegrammist, mis oli Saksamaalt saadetud salajane sõnum, milles pakuti Mehhikole liitu, kui Ameerika peaks sõtta astuma. Kui Mehhiko liitub, lubas Saksamaa toetada Mehhikot mõnede endiste territooriumide tagasivõitmisel Ameerika Ühendriikidelt. Selle tõttu kasvas Ameerikas veelgi toetus sõtta astumiseks. See oli Saksamaa jaoks väga suur probleem. Ameerika Ühendriikide majandus oli suur ja väga palju ressursse. Aga samal aastal tuli Saksamaa jaoks ka häid uudiseid. Venemaal toimus revolutsioon. Tsaari valitsus kukutati ja hiljem haarasid bolševikud võimu. Bolševikud tahtsid Venemaa sõjast välja viia. Selle tõttu tekkis Saksamaal võimalus vabaneda kahest rindest, mida nad olid kaua kartnud. Kuid isegi kui Venemaa lahkus sõjast, ei saanud Saksamaa kohe kõiki oma sõdureid Prantsusmaale üle viia.
Saksamaa pidi siiski jätma palju oma vägesid suurtele territooriumidele, mille nad Ida-Euroopas vallutasid. Sellegipoolest suudeti suur hulk Saksa sõdureid ikkagi läänerindele üle viia ja Saksamaa kasutas neid vägesid 1918. aasta suurel kevadrünnakul, mida me juba varem nägime. Alguses tegi Saksamaa suure edasitungi. Kuid kui neil jõud ja varud otsa said, peatus rünnak. Siit hakkas sõjakäik täielikult muutuma. 1918. aasta augustis algas suurliitlaste vasturünnak, mida nimetatakse 100 päeva pealetungiks. Briti, Prantsuse, Ameerika ja teised liitlasväed ründasid ühiselt. Neil oli rohkem värskeid vägesid, tanke, suurtükke ja varustust. Samas oliks Saksa armee väsinud ja neil oli raske asendada langenud ja haavatud sõdureid. Saksa väed tagalesid järk-järgult. Samaaegselt langesid ükshaaval Saksamaa liitlased. 1918. aasta septembris alistus esimesena Bulgaaria, järgnes Osmanite impeerium oktoobris ja seejärel Austria-Ungari novembri alguses. Selle tõttu jäi võitlema ainult Saksamaa, kuid olukord Saksamaal oli samuti väga halb. Toidust oli puudus, sõdurid olid väsinud ja paljud inimesed tahtsid, et sõda lõppeks. Paljud tavalised inimesed tahtsid, et sõda lõppeks. Oktoobri lõpus kavandasid Saksa mereväe komandörid suurt rünnakut Briti laevastiku vastu. Kuid paljud Saksa meremehed keeldusid käske täitmast. Nad ei tahtnud minna lahingusse, mis nende arvates oli mõttetu. Mäss algas mereväes ja levis kiiresti. Erinevates Saksamaa linnades toimusid protestid ja ülestõusud. Öölised ja sõdurid ühinesid. Kui segadus kasvas, kaotas kaiser võime riiki kontrollida. 9. novembril 1918. Kaiser Wilhelm II loobus võimust ja lahkus Hollandisse. 2 päeva hiljem, 11. novembril, kirjutas Saksamaa alla vaherahule. Võitlus lõppes. Saksamaa kaotas Esimese maailmasõja, kuid üllatav on siiski, kui kaua ta suutis vastu pidada. Ta võitles Prantsusmaa, Suurbritannia ja Venemaa vastu. Hiljem liitus ka sõjaga Ameerika Ühendriigid. Saksamaa pidi aitama ka Austria-Ungarit ja teisi liitlasi, kui neil raskeks läks. Saksamaa impordid olid blokeeritud ja riigis tekkis tõsine toidupuudus. Aga sõda kestis siiski üle 4 aasta, enne kui Saksamaa sõjapingutused lõplikult kokku kukkusid. Seega järgmine oluline küsimus ei ole enam see, mis Saksamaal juhtus. Küsimus on selles, miks Saksamaa sõjavägi oli nii tugev ja kuidas nad suutsid nii visalt võidelda. Ja seda me hakkamegi uurima. Üks peamisi põhjuseid, miks Saksamaa tol ajal tugev oli, seisneb selles, et Saksamaa oli juba ammu tõsiselt valmistunud sõjaks. Enne Esimest maailmasõda oli Saksamaal juba selge süsteem sõdurite väljaõppeks, liikumiseks ja sõjaplaanide koostamiseks. Siin on väga oluline Saksa kindralstaap. See on rühm sõjaväeohvitsere, kes koostavad suuri plaane armee jaoks. Valik on väga range nende sõjaväelaste seas, kes koostavad suuri plaane. Vaadatakse nende väljaõpet, kogemusi ja võimet teha sõjalisi otsuseid. Nad ei oota lihtsalt sõja puhkemist, enne kui plaane koostama hakkavad. Nad uurivad juba, kuidas armee liigub, kui tuleb sõdida Prantsusmaa, Venemaa või mõlemaga. See hõlmab seda, kui palju sõdureid on vaja, kuhu nad lähevad ja kuidas nad kiiresti lahinguväljale viiakse. Saksa armee kohta on veel üks oluline omadus. Ohvitseridele antakse vabadus. Lahinguväljal saavad nad kohe otsuseid teha, kui olukord muutub. Näiteks võib komandör öelda, mida on vaja saavutada või teha. Aga ta ei pea iga väikest sammu ette ütlema. Ohvitser, kes on otse lahinguväljal, võib otsustada, mis on parim viis missiooni täitmiseks. See on sõjas väga kasulik, sest olukord muutub kiiresti. Kui side katkeb või juhtub midagi ootamatut, ei pea alati ootama uusi käske kõrgemalt komandörilt. Saksa sõdurite väljaõpe on samuti väga oluline. Enne sõda kasutas Saksamaa ajateenistust. See tähendab, et paljud mehed pidid läbima ajateenistuse. Pärast teenistust võivad nad saada reservväelasteks. Reservväelane on endine väljaõppinud sõdur, keda saab sõja korral uuesti kutsuda. Seega, kui Esimene maailmasõda algas, ei pidanud Saksamaa kasutama ainult uusi värvatuid. Paljud kutsutud reservväelased olid juba saanud sõjalise väljaõppe. Saksa armeel olid ka suured väljaõppealad, kus paljud sõdurid said korraga harjutada.
Siin harjutati suuri sõjalisi liikumisi, suurtükitoetust ja erinevate üksuste liikumist, kuid pole piisav, kui on palju väljaõppinud sõdureid, kui nad ei jõua kiiresti lahingupaika. Siin osutus Saksamaa raudteesüsteem suureks eeliseks. Enne sõda oli neil juba üksikasjalik plaan, millist rongi iga sõjaväeüksus kasutab ja millal see väljub. Seega, kui kusagil oli vaja sõdureid, sai ta kiiresti koos relvade ja varustusega rongile minna. See oli väga oluline, sest Saksamaa võites kahes suunas. Kui idas oli vaja rohkem sõdureid Venemaa vastu, sai neid sinna saata. Kui neid oli vaja Prantsusmaal, sai mõned üksused ka läände tagasi viia. Aga Saksamaa tugevus ei tulenenud ainult heast planeerimisest. Nad oskasid ka hästi kohaneda, kui olukord muutus. Kui läänerindel muutus sõda kaevikusõjaks, otsis Saksa armee uusi viise ründamiseks ja kaitsmiseks. Üheks oluliseks relvaks kaevikusõjas sai miinipilduja. Miinipilduja on väike suurtükirelv, mis tulistab lõhkepeaga mürsu ülespoole, enne kui see sihtmärgile langeb. Kuna mürsk langeb suure nurga alt, võib see tabada kaevikus varjuvaid sõdureid. Mõned miinipildujad on ka väiksemad kui suured suurtükid, mistõttu on neid lihtsam rindele lähemale tuua. Saksamaa kasutas laialdaselt ka raskeid suurtükke. Neil olid suured kahurid, mis olid mõeldud tugevate kinduste hävitamiseks. Sõja alguses muutusid rasked suurtükid oluliseks, kui Saksamaa ründas Belgiat. Belgial olid tugevad kindlused, mis oleksid pidanud Saksa edasiliikumist takistama. Aga Saksamaa kasutas väga suuri suurtükke, et mõned neist kindlustest hävitada. Sõja kestel õppisid ka Suurbritannia ja Prantsusmaa ning ehitasid endale paremaid suurtükke. Seega Saksamaal ei püsinud see eelis kaua. Kuid ka Saksa taktika muutus kiiresti. Üks probleemidest, mida nad märkasid, oli see, et liiga palju sõdureid hukkus, kui nad üritasid kaitsta esimest kaevikut, isegi siis, kui vaenlase suurtükivägi oli juba väga tugev. Seetõttu lõid nad paindlikuma kaitse. Selle asemel, et panna kõik sõdurid kõige esimesse ritta, jagati kaitse mitmeks osaks. Esirindel oli vaid vähe sõdureid. Nende ülesanne oli vaenlast aeglustada ja segadusse ajada. Tagapool oli tugevam kaitse, kus olid kuulipildujad, suurtükid ja rohkem sõdureid. Oli ka reservväed, kes ootasid turvalisemas kohas. Kui vaenlane pääses esimesest reast läbi, ei tähendanud see, et Saksamaa oleks kohe kaotanud. Nad lasid ründaval jõul esmalt väsida ja nõrgeneda. Pärast seda kasutati reservvägesid vasturünnakuks. Seda nimetatakse sügavkaitseks või elastseks kaitseks. Lihtsamalt öeldes ei pea iga meetrit maad elu ja surma peale kaitsma. Olulisem on, et armee jääks terviklikuks ja ründaks vaenlast õigel ajal. See meetod osutus tõhusaks Esimese maailmasõja lõpuosas toimunud lahingutes. Saksamaa töötas välja ka uue ründemeetodi. Siin muutusid oluliseks niinimetatud tormirühmad. Tormirühmad olid spetsiaalselt välja õpetatud Saksa sõdurid, keda kasutati raskete rünnakute läbiviimiseks. Selle asemel, et kohe saata suur hulk sõdureid otse vaenlase tugeva kaitse vastu, otsisid tormirühmad nõrku kohti. Kui oli tugev kuulipilduja positsioon, mida oli raske vallutada, ei pidanud nad sinna kohe palju sõdureid raiskama. Nad võisid sellest mööda minna ja siseneda kaitse nõrgemasse ossa. Seejärel hävitavad nad vaenlase tagalas side, suurtükipositsioonid ja varustusliinid. Kui kaitse on juba segaduses, järgneb suurem Saksa vägi. Seda meetodit nimetatakse infiltratsioonitaktikaks. Sellist võitlusviisi ei mõelnud välja ainult Saksamaa. Sarnaseid ideid rakendasid ka teised armeed. Kuid Saksa armee oli väga osav selle arendamisel, väljaõppel ja kasutamisel suurtes operatsioonides. See taktika oli suureks abiks Saksa pealetungide ajal 1918. aastal. Saksa väed suutsid tungida sügavale liitlasvägede ridadesse ning paljud Briti ja Prantsuse üksused sunniti taanduma. Kuid siin tulid ka Saksa armee piirangud ilmsiks. Esialgne edasitung oli väga kiire, kuid neil oli raske toitu, laskemoona ja suurtükke kaasa tuua, kui nad kaugemale liikusid. Seega, isegi kui taktika oli hea, ei suutnud see kompenseerida inimeste ja varustuse puudust. Veel üks suur põhjus Saksamaa tugevusele oli selle tööstus. Enne Esimest maailmasõda oli Saksamaa juba üks maailma suurimaid tööstusriike. Saksamaa oli tugev terase, kemikaalide, masinate ja sõjavarustuse tootmises. See oli väga oluline, sest kaasaegne sõda nõuab väga palju laskemoona, suurtükimürske, lõhkeaineid ja muid varustusi.
Kuid tänu Briti mereblokaadile oli Saksamaal raske importida mõningaid olulisi tooraineid. Seetõttu pidid nad leidma viisi, kuidas osa vajalikke asju ise riigisiseselt toota. Saksamaa arenenud keemiatööstus oli siin suureks abiks. Üks tähtsamaid näiteid on Haber-Boschi protsess. See on meetod ammoniaagi tootmiseks, kasutades õhust pärit lämmastikku. Ammoniaaki kasutatakse väetistes, kuid see on oluline ka lõhkeainete valmistamisel. Tänu sellele suutis Saksamaa toota suures koguses lõhkeaineid, isegi siis, kui neil oli raskusi imporditud nitraatide hankimisega. Kuid see ei lahendanud kõiki probleeme. Kuigi Saksa tööstus oli tugev, ei suutnud see toota lõputult toitu, naftat ega toorainet. Mida kauem blokaad kestis, seda hullemaks muutus puudus. Seetõttu näeme, et lahinguväljal edukas olemine ja kogu sõja võitmise võimekus on kaks väga erinevat asja. Saksa armee oli tugev planeerimises, neil oli hea väljaõppe, kiire raudteesüsteem, võimas suurtükivägi ning nad suutsid kiiresti välja töötada uusi taktikaid, kui vanad enam ei toiminud. Aga nad ei võidelnud ainult ühe riigi vastu. Nad pidid silmitsi seisma Prantsusmaa, Suurbritannia ja Prantsusmaaga. Hiljem liitus ka Ameerika Ühendriigid. Samal ajal pidi Saksamaa aitama Austria-Ungarit ja teisi liitlasi, kui neil oli raskusi. Seega, mida kauem sõda kestis, seda suuremaks probleemiks muutusid ressursid võrreldes taktikaga. Saksamaa võib võita ühe lahingu. Võib juhtuda, et vaenlane sunnitakse taanduma. Võib-olla on Saksa väejuht parem kui vastaspoole väejuht. Aga kui vaenlane suudab aastate jooksul välja panna rohkem uusi sõdureid, toitu, naftat, relvi ja raha, on sellist sõda väga raske võita. See on kõige olulisem põhjus, miks Saksamaa saavutused olid muljetavaldavad, kuid nad ikkagi kaotasid. Mitte sellepärast, et Saksa sõjavägi ei osanud võidelda. Paljudel juhtudel näitas see, kui hea oli nende väljaõpe, planeerimine ja taktika. Probleem oli selles, et sõjalistest oskustest ei piisanud, et ületada kõiki Saksamaa puudusi. Kui Saksa sõdurid ja varud hakkasid otsa saama, kasvasid liitlasriikide ressursid pidevalt. Ja kui aasta 1918 saabus palju Ameerika sõdureid, suurenes vahe veelgi. Lõppkokkuvõttes ei olnud esimene maailmasõda lihtsalt võistlus selle üle, kellel on parim armee. See oli ka võistlus selle üle, kellel on piisavalt inimesi, toitu, tehaseid, tooraineid ja raha, et kauem vastu pidada. Ja see oli võitlus, mida Saksamaa enam võita ei suutnud.